Iisrael tõmbab punase joone. Netanyahu lükkab viimase Gaza tegevuskava tagasi, kuna ülemaailmne surve kasvab. Uus raport seab kahtluse alla Gaza näljahäda ning veel üks Iisraeli vastane kandidaat saavutab Michiganis suure võidu. Panused tõusevad, me arutame seda kõike Nelikus. Tere tulemast tagasi kõik, siia Nelikusse Jeruusalemmast, kus arutame kõike, mis sel nädalal juhtunud on. Ja meiega on külalisaatejuht Jessie G, milline suurepärane nimi. See kõlab nagu Hollywoodi nimi. Aitäh, et oled meiega. Nagu te teate, on Jessie aktivist, kes alles hiljuti tegi Alija. Olgu daamid, meil on nii palju, millest rääkida. Aga alustame Gaza niinimetatud 15-punktilisest rahuplaanist, mille Netanyahu on tagasi lükanud. Iisrael lükkab 15-punktilise dokumendi tagasi. Iisraeli kaitsevägi ei vii läbi ühtegi tagasitõmbumist enne, kui Hamas on relvitustatud. Ja kui ma ütlen Hamasi relvitustamine, siis see tähendab rasket relvastust, vähem rasket relvastust ja kerget relvastust, kogu relvastust. Ning me räägime tõelisest relvitustamisest, mitte näilisest relvitustamisest. Nüüd, mind on sellel teemal viimase 24 tunni jooksul lakkamatult intervjueeritud. Sest juhtus see, et Trump on pakkunud välja 15-punktilise plaani. Pea meeles, meil oli eelmisel aastal 20-punktiline plaan ja nüüd on meil 15-punktiline plaan. Nii, et 5 punkti on ära võetud. Olgu, vaatame, mis need 5 punkti on, sest ma isegi ei mäleta. Aga asi on selles, Netanyahu on selle täielikult tagasi lükanud ja küsimus on, kas on elemente, mida me ei peaks tagasi lükkama? Kas me peaksime kogu asja tagasi lükkama või lükkame selle nüüd tagasi lihtsalt sellepärast, et valimised on tulemas? Ja see ongi tegelikult see küsimus, mida mult on küsitud. Ja ma arvan tegelikult, et see on õiglane küsimus. Täiesti. Nüüd, mida ma olen vastanud, on see, me ei saaks mitte kunagi Iisraelis nõustuda taganemisega, kui neid pole relvituks tehtud. 100%. Ja kui sa vaatad relvitustamise punkte, siis seal öeldakse, et nad võivad Hamasi alles jätta, seda terroristlikku rühmitust, mida rahastab ja juhib moslemi vennaskond. Võivad nad hoida isiklikke relvi või kaitserelvi. Nagu teine põhiseaduse parandus. Nagu Kalašnikovid, kas see on kaitserelv? Mis on siin kaitserelv? Ja küsimus on, kas me lükkame plaani tagasi, kas Netanyahu lükkab plaani tagasi selle järjestuse pärast. Teisisõnu, okei, te loobute relvadest ja siis me taganeme, mis minu jaoks on täiesti loogiline, sest meie ei alustanud seda sõda, inimesed. Ja me oleme selle sõja justkui võitnud. Miks me peaksime siis enne taganema, kui nemad pole relvituks tehtud? Asjad ei käi nii, kui sa võidad konflikti. Okei. Ja teine punkt on, kas me tegelikult teeme mõningaid asju vaikselt, aga Netanyahu teeb sellise pompoosse avalduse, sest see on talle valimisteks kasulik. Shoshana, kuidas sina seda näed? Ja. Ma arvan, et kõik, mida sa ütlesid, on täiesti õige. Ja ma arvan, et kõigepealt ainus asi, mille kohta ma võib-olla natuke vastu vaidlen, on see, et minu arvates pole asi isegi selles, kes sõja võitis. Kui see on see, mida Hamas Gazaga tegi, olles Gaza valitseja, tulid üle meie piiride ja tapsid meie inimesi. Miks nad peaksid lahkuma sama suure territooriumiga? Nad peavad ju kaotama territooriumi. Ainus, mis neid huvitab, on territoorium. Absoluutselt, nad peavad kindlasti territooriumi kaotama. Kas see on kogu see ala, kus me praegu oleme? Ma ei tea, aga lisaks sellele relvadest loobumata jätmine ei ole valik. See ei ole valik. Ja tankitõrjerelv ei ole enesekaitseks mõeldud püstol. See lihtsalt ei ole nii. Nad müüvad naisi Gazas. Okei, nad müüvad tüdrukuid ja naisi Gazas. Nad vorvad jälle toitu. Ja sa näed reivipidusid, kui sa lähed jälle Imshini juurde. Ta on uskumatu ja kõik, mida ta teeb, muide, võtab nende enda TikTokid ja muud säärast ning näitab seda ülejäänud maailmale. Gazas peetakse pidusid. Gazas on mangod odavamad, kui mina neid saan. Nii et kogu mõte on, tead, läänes, mitte läänes, vaid progressiivsed, tead, sotsiaaldemokraadid ja nii edasi on läinud. Irak ja vabandust, Katar on selle narratiiviga hulluks läinud, et me ikka veel tulistame lapsi ja ikka veel on näljahäda ja me ei tohiks neid relvituks teha ja peaksime taanduma. Nii et ma arvan, et Netanyahul on õigus öelda, et kuni pole enam Hamasi, mis võiks meile kahju teha, me ei liigu kuhugi. Ma arvan, et see on õige ja ma arvan ka, et ta teeb asju kulisside taga ja poseerib. Ma arvan, et see kõik on tõsi. Ma nõustun, et see kõik võib olla tõsi ja ma toon seda pidevalt välja ja inimestele tundub see natuke üllatav. Kui alustad agressiivset sõda, siis sa kaotad. Kas sa ei peaks mingit hinda maksma? Või peaksime alustama nullist? Mitte midagi ei juhtunud, mitte keegi neist inimestest ei surnud. Anname neile nüüd täpselt ja alustame uuesti. Ja just seda inimesed meilt ootavad. Meilt oodatakse, et maksame neile. Me ootame, et maksame neile, me ootame, et te hüvitate neile sõja eest, mida nad, Jesse, sa oled selle asja eesliinil. Mulle väga meeldib, mida sa teed, sest sa lähed ja vaidled kõigi nende vihkajatega, kes välja ilmuvad.
mina ei suudaks seda kunagi teha. Jumal õnnistagu sind. Ei, ma tean, et ma suudaksin, aga ma arvan, et ma oleksin väga masendunud. Aga sina oled seal ja võitled iga päev inimestega, kes on põhimõtteliselt antisemiidid otse sinu ees, juudi vihkajad otse sinu ees. Kuidas sa seda neile siis seletad? Ma arvan, et siin on 2 aspekti. Esiteks, ma ei arva, et me peame seda neile seletama. All good! Ma tegelikult ei arva, et nad väärivad või vajavad mingit seletust. Ma arvan, et kui nad oleksid mõlemad poolt põhjalikult uurinud, siis võib-olla oleks neil parem ja laiem arusaam sellest, mis tegelikult toimub. Aga neil ei ole. Ja miks me peaksime end selgitama? Ma arvan, et me oleme sellest punktist juba kaugemale jõudnud. Ma arvan, et probleem Trumpi suurplaaniga, mis Iisraelis oli, ma lükkan selle täiesti tagasi. Hamasel ei tohiks olla ühtegi relva. Hamas ei peaks üldse eksisteerima. Täpselt nii. Jah, mitte päris täpselt. Plaan, mis hoiab neid alles, on probleemne, rääkimata muust. Relvastatud, jah. Ja miks me peaksime jälle järeleandmisi tegema, nagu sa ütlesid, kui meie ei alustanud seda sõda? Jah. Miks me siin üldse järeleandmisi teeme? Meie oleme ainus riik, kellelt inimesed seda ootavad. Ja pole vahet, mis juhtub. Mõtle tagasi, tead küll, 1948, 1967, 1973. Konfliktid on keskel. Ja kuidagi peaksime me alustama nii, nagu poleks midagi juhtunud. Ei, nagu tavaliselt, aga ma arvan, et see, mis mulle praegu meeldib, on kõige lihtsam asi, ilmselt juhib Iisrael USA'd. USA juhib Iisraeli, jah, okei. Lihtne asi juhtub. Netanyahu ütleb Trumpile täna mitte. Nii et selgita mulle, kuidas meie juhime Ameerika Ühendriike või Ameerika Ühendriigid juhivad Iisraeli. See on väga lihtne asi, sest kui sa kelledki seda küsid, siis nad ei tea, mida öelda. Sest sa oled neile kogu aeg sisuliselt öelnud, et kogu nende valem ja kogu nende narratiiv on vale. Sul pole isegi mingit arusaama, mis see on. Ja isegi see, et meil toodatakse neile maksmist, on sama asi, mis toimub siis, kui režiim nõuab reparatsioone. Miks me räägime reparatsioonidest? Vabandust. Sa tapad mu pere maha ja siis tahad, et ma kutsuksin sotsiaaltöötaja ja maksaksin sulle. Saksamaa maksis Ühendkuningriigile reparatsioone 100 aastaid, Andrews. Alustasid seda, sa tead? Jah, absoluutselt. Iraan, maksa meile. Ei, aga ta ütleb Ameerikale sama asja. Andke meile see asi, me arendame tuumarelva, et teid hävitada. Aga teie pommitasite meie riiki, nüüd peate meile maksma reparatsioone. Kus maailmas need inimesed elavad? Aga samas, ja seda ma ütlesin ka täna hommikul raadios, et me teeme asju, et austada mingisuguse rahumeelse lahenduse plaani vaimu, kas me seda usume või mitte. Näiteks, praegu ehitatakse Gaza ja Rafahi piiril rahualust. Oleme viimastel päevadel lõpetanud nende terroristide ründamise, kelle olemasolus me kindlad oleme. Nii et ma arvan, et Netanyahu mängib. Ta on nagu, tead, nagu me heebrea keeles ütleme, vihmapiiskade vahel laveerides. Ta tõesti üritab väga kõvasti tasakaalu hoida, et olla karm, sest valimised on tulemas. Ja tead, keegi pakkus mulle täna hommikul, et ta püüab parempoolsele rahvusparteile meeldida. Ja ma ütlesin, ei, kogu riik ei usu, et Hamas relvad maha paneb. See ei ole ainult parempoolsete teema. Seda arvavad kõik, sest meil on 2 silma ja me ei ole idioodid. Nad ei ütle isegi, et nad relvad maha panevad. See pole isegi nii, et nad ütleksid, et nad kavatsevad relvad maha panna. Ei, nad ei kavatse relvi maha panna. Nad ütlevad, et nad ei kavatse relvi maha panna. Keda me siis peaksime uskuma? Valetajad ja mõrvarid. Me peaksime uskuma valetajaid ja mõrvareid. Aga see on naeruväärne. Ka see kogu rahu idee. Hamas ei taha rahu. Nad pole kunagi rahu taotlenud. 0 ei ole. Eesmärk ei ole rahu. Või see oli lihtsalt mingi kontseptsioon. Newsweek aga arvestades, et me polnud seal 2005. aastal ja siis seda, mis juhtus pärast 7. oktoobrit, oleks väga rumal seda teha. See oleks sõna otseses mõttes iga kaotatud inimese, nende perede ja kogu Ammi Iisraeli mälestuse teotamine. Ei, aga see oleks lihtsalt eneseta. Me ei ole suitsidaalsed. Olgu. Nüüd, jäädes Gazasse. Nagu me teame, sest me oleme seda sõda pidanud peaaegu 3 aastat. Uudiste välgatus. Nälga ei olnud. Jah, ja nüüd. UNICEF ja ka ÜRO ise on koostanud raporti. Ma ei tea, kes UNICEFis selle raporti pärast vallandatakse. Keegi saab kindlasti kinga. Sest tundub, et alatoitumuse määr Gazas, ma arvan, et laste seas või üldiselt on 0,2% kuni 0,8%, mis on põhimõtteliselt madalam kui mõnes Euroopa riigis. Ja samal ajal näeme selliseid videoid. Need algatajad. Need algatajad. Need. Ma ei tea, Vii, ma voota midagi.
pildistage inimesi. Ja andke neile nimekiri ja tooge nad, et neid alandada. Need on need lapsed, kelle peale te karjute. Need on need lapsed, kelle peale te karjute, kes istuvad seal. Vapper, see on väga vapper. Need vaesed õnnetud inimesed, kellest nad räägivad, nagu sa ütlesid, Hamasi olemasolu ei tohikski siin üldse arutluse all olla. Vaata neid vaeseid inimesi. Ma nägin veel üht klippi neist lastest, keda sunniti. Tead küll, me oleme neid varemgi näinud. Ja siis on nagu stopp, lõunaaeg. Ja kõik istuvad ümber laua ja söövad lõunat. Seda ei saa välja mõelda. Üles. Ei. Ja kui palju neist videotest oleme me näinud? Sest mina olen näinud sadu videoid, kus Hamas jagab Palestiina lastele toitu ja võtab selle 5 sekundi pärast tagasi. Kui palju oleme me näinud? Ja kui palju neid veel vaja on, et inimesed usuksid, et just seda me näeme? See on väga lavastatud, aga me oleme seda aastaid näinud. Kui sa tahad teada, kas Gazas on kunagi nälg olnud, vaata Bissanit. Ta on suuremaks läinud. Vaata vanemaid. Tõesti, kõik on läinud aina suuremaks ja suuremaks. Nälja ajal. Kuidas see mõistlik on? Iga kord, kui ma näen videot paksust Gaza mehest tantsimas, mõtlen ma, et tead, ta üritab sellest 5 üle saada. Luduslik, Ozempic. Konkreetsemalt vajavad nad Ozempitsit, et näljast üle saada. Ärka üles maailm. See on propagandistlik mõjutusoperatsioon, millesse te kõik olete sisse tõmmatud. Ja andnud sellele raha. Ja annavad raha Katari ja Iraani ning igasuguste vastikute kurjade inimeste toel. Aga see vale suri juba ammu. Eriti kui me räägime UNICEF-ist ja ÜRO-st. Nad tegid kogu selle asja Aafrikas. See oli 90-ndatel. Kõik uskusid näljahäda lugu. Nii et nüüd olete kogu maailmale näidanud, et näljahäda näeb välja nagu kvašorgori põdev Aafrika laps ja palgatud kärbes kui näitleja. Nüüd ongi see inimeste ettekujutus ja sa ei saa mulle öelda, et keegi, kes on minust 5 korda suurem, kannatab näljahäda käes. Kas see on emotsionaalne nälg? Ma ei tea, see ei paista nii. Võib-olla neil on söömishäire. Kindlasti söömishäire. Just, see ongi ei... Aga tõsiselt, naljad kõrvale. Kuidas saab keegi oodata, et keegi nõustuks millegagi, mis jätab Hamasi võimule? Unustage meid, Iisrael, oma enda rahva pärast ja selle eest, mida nad on kogenud ning kuidas neid on etturitena kasutatud. Nii et igasugune rahuleppe nende inimestega, teab mis see on? See on nagu rahuleppe sõlmimine Iraani ajatolladega. See ei too rahu. Nad on kuritarvitajad. Nad rahulepe islamistidega ei too kunagi rahu. See kestab vaid 5 aastat. 5-aastane vaherahu. See on 5-aastane vaherahu. Täpselt. Araabia keeles või sõnavaras ei ole sõna rahu või püsiva vaherahu kohta. On ainult ajutine vaherahu. Seda nimetatakse hudnaks. Ja kui rääkida teisest hudnast, siis Iraan tundub, et asjad on justkui külmunud. Hetkel ei toimu mingeid läbirääkimisi või vähemalt nii on ametlikult välja öeldud. Aga tead, mida inimesed ei märka, on see, et aeglaselt Iraani pitsitatakse majanduslikult. Ja võib-olla tegelikult polegi see halb strateegia. Jah, võib-olla ei peagi see olema nii pompoosne, vabandust selle sõnamängu pärast, eks? Ma arvan, et see on tegelikult tõsi ja ma arvan, et need inimesed, kes tahavad riiki juhtida, olgu nad siis võib-olla kurjuse skaala alumises otsas, aga nad tõesti tahavad riiki juhtida, ütlevad, et me sureme. Te peate kohe kokkuleppe sõlmima. Jah, te peate ameeriklastega kokkuleppe tegema, sest me oleme majanduslikult surnud. Ja päeva lõpuks, kui sa ei saa süüa, siis sa ei saa ka džihaadi teha. Hea tähelepanek, kuigi... Ja. Aga mis mind kogu selle asja juures kõige rohkem häirib, on midagi, mis juhtus 2 päeva tagasi. Nimelt Türgi, Pakistani ja Saudi Araabiaga. Meil olid teie suhtes nii suured lootused. Nad on allkirjastanud mingisuguse kaitseleppe. Türgi on ju NATO liige. Nii et te allkirjastate nüüd kaitseleppe veel ühe seltskonnaga. Ja tead mis? Ei läinud isegi 24 tundi, kui Pakistani välisminister tuli välja ja ütles, et Iisraeli ei tohiks olemas olla. Ja ma tahan kõigile meelde tuletada, kui läheme tagasi Gaza juurde, et Türgi istub niinimetatud Gaza piirirahukomisjonis ja nad on just sõlminud lepingu riigiga, mis kuulutab, et meid ei tohiks olemas olla. Ei, Türgi on Trooja hobune. Mina ei usu, Türgi ei ole meie sõber, Türgi ei ole meie liitlane. Nad pole seda olnud juba väga pikka aega ja ma ei usu ühtegi nende sõna, mis oleks kuidagi positiivne. Nad on nüüd moslemi vennaskonna vastuvõetav nägu ja nad on NATO-s. Mida me teeme? Nad on keskmes. Nad on praegu sõna otseses mõttes keskmes. Ma mõtlen, me oleme rääkinud Katarist, aga nüüd, kui nad on pidanud lahkuma, on nad kõik Türgis, see on nende keskus ja kõik toimub seal. Ei, ära muretse selle pärast. Ära muretse selle pärast. Türgiga on kõik korras. Türgiga on kõik korras. Võib-olla küsi küproslastelt, kuidas on põhjas, tead küll, okupeeritud alal.
Küsime nende inimeste käest, kes peavad sellise kantsiga toime tulema. Me ütleme sulle, kes sa oled, ma hoian sind kinni. Ja seni, kuni sa kaasa mängid, on kõik korras. või armeenlased tapeti massiliselt. Siis valetatakse selle kohta täielikult. Aga loori kardina taga ei juhtunud midagi. Kõik peaksid unustama, mis juhtus. Nad ei varja seda isegi. Nad üritavad Osmanite impeeriumi taaselustada. Erdogan ütles, et me vabastame Jeruusalemma. Me taastame selle endise hiilguse. Jaa. Mis siis Osmanite impeerium? Kas sa seda mõtled? Sa tahad, et Türgi võtaks Iisraeli jälle üle? Nad ei varja seda. Tegelikult polnud mingit hiilgust, kui osmanid valitsesid seda maad paarisaja aasta jooksul. Nad lasid sellel tõesti käest minna. Nad lasid sellel tõesti käest minna. Siin oli täielik segadus. See oli maha jäetud. See oli midagi, mis neile justkui kuulus, aga millest nad ei hoolinud. Alles siis, kui siin olnud juudid hakkasid ütlema, et meil on vaja mingit autonoomiat. Ja 18. sajandil hakkasid siia juudid tulema. Ärkasid nad üles ja ütlesid, nüüd tahavad juudid seda. Võib-olla peaksime selle endale jätma. Tegelikult see ongi kogu lugu. Te olete lihtsalt järjekordne rõhuv režiim. Igaüks, kes arvab teisiti, ei tea, millest ta räägib. See teeb mind väga murelikuks, et Türgi ja Katar on osa selle piirkonna rahuprotsessist. Inimesed ei saa sellest aru. Ja ma tean siseringist, on tehtud palju head tööd, et mõelda hariduse peale, mis aitaks kaasa noori ja lapsi deradikaliseerida. Kuid vastupanu tuleb seestpoolt. Mis lootust on sellel 15-punktilisel plaanil? Kui samas komitees on inimesed, kes räägivad džihadist, kas vaikselt või mõnikord ka üsna avalikult. Aga kas Saudi Araabia kõnnib noateral, et olla mõlemal poolel? Kas nad mängivad seda läbi, et näha, kuhu nad saavad liikuda, kui midagi peaks juhtuma? Ma arvan, et Saudi Araabia võib-olla karistab Ameerika Ühendriike. Pärsia lahe piirkonnas on tunne, et USA ei tulnud neid sõja ajal päästma. Kuigi just USA koos Iisraeliga alustas seda sõda. Ja seetõttu ongi selline tunne, te ei toetanud meid, nüüd otsime endale teisi sõpru. Selline tunne on, Felix. 2 nädalat tagasi teatati just, et Ameerika Ühendriigid aitavad Saudi Araabial luua tsiviiltuumarajatisi. Ma arvan, et sul on õigus. Ma arvan, et nad püüavad riske hajutada. Muide, seda on Katar teinud juba aastaid. Ja Saudi Araabia, me arvasime, et teie olete paremad. Ma annan alternatiivse vaatenurga. Jätka. Üldiselt arvan, et see kaitselepe on halb. Jah. Kuid selles on üks aspekt, mis võiks olla hea. See on kaitselepe. Nii et kui keegi ründab Saudi Araabiat, on Pakistan ja Türgi kohustatud sekkuma ja aitama. Õige. Kes praegu Saudi Araabiat ründab? Iraan. Mis siis juhtus? Võib-olla nad lõpetavad ründamise, kui see on hea tähelepanek. See võib olla heidutus või siis nad ei lõpeta ründamist. Ja Pakistan ning Türgi on kohustatud sekkuma. Ma tahaksin seda väga näha. Ma tahaksin seda väga näha. See ei ole maks. Ma teeksin seda hea meelega. Iraani revolutsiooniline kaardivägi. Ma mõtlen, see on hea vaatenurk. Aga jällegi, see tuleneb sellest, mida ma ütlen, et kuna Saudi Araabia arvas, et Ameerika nende sõbrana ei olnud piisav heidutus, tõenäoliselt oli see hoopis provokatsioon Islamivabariigile. Võib-olla nad teevadki seda selleks, et seda peatada. Kas see töötab, seda näeme. Võib-olla iraanlased lõpetavad nende ründamise. Nad ei ründa meid. Nad ei tee seda. See ongi see, mis juhtus. Selline näeb heidutus välja. Hästi, liigume nüüd Ameerika Ühendriikidesse, kus toimub aeglane, väga aeglane sissetung. Tegelikult mitte nii aeglane. Ameerika demokraatlikud sotsialistid, kes on sisuliselt islamistlik partei, kes ühinesid hulga siniste juustega looduse sõpradega, kes lihtsalt ei saa asjast aru. Nii et meil on Michiganis kandidaat nimega Abdul Rahman Muhammad al-Said. Keegi tegelikult kritiseeris kedagi selle eest, et talle anti seal Iisrael. Nad ütlesid, Barack Hussein. Obama nõudis, et teda kutsutaks täisnimega. Miks mitte siis selle mehe puhul? Olgu, ja see mees just võitis. Ja loomulikult on ta islamist. Ta sai oma raha Keerilt, mis on organisatsioon, millel on sidemed Hamasiga. Tema äi, tema isa, nad kõik on sellega seotud. Tema sõbrad on Hassan Piker ja inimesed, kes toetavad 9/11 ja igasuguseid muid asju. Aga see mees tahab teeselda, et talle meeldivad juudid või et ta tunneb neid. Ja seda ta ütlebki. Ma tahan rääkida konkreetsest probleemist, millele selles valimiskampaanias on keskendutud. Minu Ameerika juudi õdedele ja vendodele üks selle kampaania kustumatumaid mälestusi on olnud võimalus teiega sederi õhtusöögil einestada. Teiega koos sünagoogis jumalateenistusel osaleda. Teid kallistada ja teie kallistusi saada. Mis nüüd?
Kallike, ma ei tea, mida sulle öelda või kuidas öelda. Aga kellelgi juudil pole leiba. Mida sa enne ütlesid? ma arvan, et Abdul, me tahaksime sind siia väljakule kutsuda. Me tahaksime sind kutsuda sööma Ramadaani ajal. Jah, me sööme hommikusööki, Gerard. Ramadan, sest see on sama naeruväärne kui see, mida sa just ütlesid. võib-olla oli see Mamdani? Võib-olla oleks see võinud olla. Võib-olla, see on nii. see taandab inimese lihtsalt sümboliks. See on nii vihastav, sest võib-olla ta tunneb ühte juuti, kes on nagu, me toome see siniste juustega ja millest ta räägib? Ta sööb ilmselt BLT võileiba lõunaks. Kuulge, ma vaatan videoid, mille puhul ma ei suuda uskuda, et need on Michiganist. Ma unustasin selle asja nime, kus nad tänavatel kõnnivad ja löövad. Ja naised on nagu üleni looridega kaetud. Tüdrukud on samuti looridega kaetud. Ja ma olen lihtsalt nagu, ma tegelikult küsisin Krokilt, et kust see pärit on, sest ma olin kindel, et inimene, kes ta jagas, tegi seda lihtsalt nalja pärast või teeseldas. Ei, Michigan. Ameerika, see on avalik. Ma just nägin midagi, ma arvan, see oli London. Võib-olla, ei, mitte London, kusagil mujal. Terve haigla ja parklaga. Kiiravid ei saanud sisse, võeti üle islami palve jaoks ning patsiendid ei saanud haiglasse sisse. Mind ei huvita, kas sa palvetad, aga sinu palve ei tohi tulla teiste arvelt. Pead endal küsima, miks sa palvetad õues, kui sul on? See on üleoleku näitamine. Nad teevad seda Londonis. Nad valguvad tänavale. Nad tahavad, et inimesed näeksid neid palvetamas. See on nagu territooriumi märgistamine. Ma arvan, et tuleb hetk, kui Demokraatlik partei peab julgemaks muutuma ja tegema mõned, kas see saab olema vaenulik ülevõtmine või mõnikord mitte vaenulik ülevõtmine või kas sa tõused püsti ja ütled, et ei, see ei ole meie esiisade ega esiemade Demokraatlik partei. See ei ole see, mida me Ameerikale tahame. Need inimesed ütlevad, et nad vihkavad Ameerikat. Nad kiidavad heaks 11. septembri rünnakud. See Abdul al-Said, Abdul Rahman Muhammad al-Said ütles seda. Ta ütles seda. Teate, päev, mil ajatolla tapeti, on tema valijaskonna jaoks väga valus päev. Nii et nad peavad olema tundlikud selle suhtes, et üks pedofiilist massimõrvar tapeti. See on see, mis teil on. Teil on, kuidas nad seda nimetavad, teil on Trooja hobune. Jah, teil on Trooja hobune, mis tahab teie riiki hävitada. Nad ütlevad seda avalikult. Nad ei varja seda enam. Nad ütlevad seda teile otse näkku. Aga ma mäletan 2021 aasta Floridat. See oli 4. juuli nädalavahetus. Ma käisin Trumpi koosolekul Floridas ja üks väljaannetest küsis minult, miks te olete nii suur toetaja ja miks te olete nii otsekohene ja ma ütlesin, sest sellest saab 3. maailma riik. Ja ta ütles, et see on väga dramaatiline väide. Nüüd kuulen ma paljusid inimesi ütlemas, et see näeb väga kommunistlik välja. Nagu see näeb väga 3. maailma moodi välja. Ja see on endiselt kapitalistlik riik ja samad ideaalid on alles, aga inimesed on kaotanud suuna, kui nad ei suuda kurjust ära tunda, kui see neile otse näkku vaatab ja nad avavad ukse ning lasevad selle sisse. Nad on ajupestud. Vaata nende haridussüsteemi. Nad on ajupestud. Katar, keegi ütles mulle, et see on hullumeelne. Katar juhib tegelikult ettevõtet, mis trükib raamatuid. Jah, see on naeruväärne. Te olete seda lubanud. Olete laotanud punase vaiba inimestele, kes tahavad teie ühiskonna hävitamist. Ja see toimub otse teie silme all. Nüüd on küsimus järgmine. Kas see tähendab, et kuna see mees võitis, on nüüd vabariiklasel palju suurem võimalus võita? Sel juhul see võib olla see, mis otsustab, kas Trump võidab esindajate koja või kaotab selle. Nii et tead, see võib olla kampsulatava. Lõppkokkuvõttes võib kõik hästi minna, aga see on ikka päris suur risk. See on tohutu risk ja ma arvan, et inimesed on liiga kiiresti unustanud Iraani punarohelise liidu. Iraan aastal 1979. Islamistid on praegu poliitilistesse parteidesse imbunud. Nad on seda teinud Londonis rohelises parteis. See on ühtaegu masendav ja naljakas. Nad teevad seda nüüd demokraatidega, aga nad unustavad, et Iraani islamistid lõi kunagi käed sotsialistidega. Siniste juustega vasakpoolsed, deodoranti vältivad, ninaneediga karvased inimesed. Nad ühinesid. Islamistid tapsid kõik sotsialistid ära. Nad tegidki seda. See on lihtsalt natuke aega. See lihtsalt võtab natuke aega. Aga mis, vabandust, mulle meeldib seda näha, sest see on minu jaoks hirmutav. Aga see on peaaegu nagu mul polekski aastaid tagasi olnud psühhootilist episoodi. See oli midagi, sest kui sa oled seda mitu korda näinud ja kuidas Demokraatlik partei on kasutanud DEI-d ja inimesi on indoktrineeritud, nii et see on väga-väga vägivaldne.
jah, aga kui sa muudkui vahetad värvi ja ütled inimestele, et kui sa teed selle pruunimaks, kui sa teed selle mustemaks, kui sa oled naine, oled sa see, kui sa oled laps, kui sa neid ideaale kogu aeg peale surud ja niipea, kui sa küsid jah, aga mis selle inimese kvalifikatsioonid on, siis on kohe, et sa arvad, et ainult sellepärast, et inimene näed nii välja või on moslem, oled sa islamofoob. Ei, vennas, midagi on sinuga valesti. See on hirmutav, sest Ameerika on endiselt suurim suurriik. See on riik, mis esindab lääne juudi kristlikke väärtusi, vabadust ja liberaalset demokraatiat. Ja näha seda mädanemist nagu vähki, mis haarab teatud institutsioone, on vaba maailma jaoks väga hirmutav. Me oleme näinud, mis toimub Euroopas. Ma arvan tegelikult, et me näeme Euroopas peagi valimistel suurt vastureaktsiooni. Prantsusmaal on tulemas valimised. Loodetavasti toimuvad ka Suurbritannias valimised. Ma ei tea, kas nad ootavad või mitte, aga ausalt öeldes ei saaks need küll varem tulla. Ma pean siiski ütlema, et olen näinud eriti palju vastuseisu just mustanahaliste kristlaste seas. Palju kui, ja nad on nagu, okei, mina ei lepi sellega. See ei ole see, kes me rahvana oleme. See ei ole see, mille eest see riik seisab. See ei ole õige tee edasi. See ei ole, see on liiga palju. See on nagu, see on natuke liiga. See ongi see, mis juhtub, sest inimesed on hakanud ise uurima, mis toimub. Inimesed hakkavad isegi Koraani avama ja tegelikult alustavad. Oni küll. Oli üks moslemi mees, kes ütles, tead, islam ei ole rahureligioon. Ta ütleb seda sõnalt välja. Ja ta oli nagu, me ei arva, et nad kõik on rumalad. Mõned neist võivad minna ja avada Koraani ning nad võivad lugeda. Ja ta hakkab täpselt tsiteerima, millest ta räägib. Ja see ei tule, ma ei ründa kellegi religiooni, kui ma seda ütlen. Ma ei tee seda. Mida ma ütlen on see, et inimesed hakkavad silmi avama ja teevad ise uurimistööd. Ja esimest korda juudina olen ma väga õnnelik, et saan olla vaikne ja vaadata inimesi. Sest tead, juudi kristlikud väärtused on Ameerika alus, kuid see on samuti väga tugevalt kristlik. Sellest ei saa mööda vaadata. Paljud kristlased astuvad samuti välja, isegi Londonis lähevad tänavatele ja ütlevad, kui teie saate seda teha, siis mina hakkan valjuhääldiga Jeesusest Kristusest jutlustama ja nad arreteeritakse. Minu sõber Hailey Ace, austatud vaimulik, ütles mulle, et Suurbritannias on piibli ostmine 2-kordistunud. Ja selles mõttes sul on õigus, see tekitab tõesti seda. Ja just see ongi see, me hakkamegi nägema. Aga selle rõõmsa noodiga ja oodates siin vasturevolutsiooni, liigume oma kõige lemmikuma rubriigi juurde. See on nädala närukael. Jesse, sina oled. Olen küll. Isegi kui sa veedad internetis terve päeva närukaeltega tegeledes. Teen küll. Nii et... Kes on sinu nädala närukael, kallis? Minu nädala närukael on Aisha Khan Aziz. Ja inimesed ei pruugi teada, kes ta on, tänu Jumalale. Ta on see, kes pidas avakõne hiljutisel Oxford Unioni debatil, kus arutati, kas lääs peaks olema islami suhtes kahtlustav. Ta väitis, et lääs ei peaks islami suhtes kahtlustav olema. Ja siis ütles Tommy Robinsonile, et tal on õnne, et turvalisuse eest hoolitsetakse. Et kaitsta Tommy Robinsoni, sest kui tal sellist turvalisust ei oleks ta nagu öeldakse omadega läbi. Stephen Yaxley Lennon, keda tema jummid tunnevad kui Tommy Robinsonit. Steven, täna õhtul on sinu vastu väljas rahvahulk, kes mässab ja ilma ühe moslemi Palestiinasest presidendi ning enamasti Lõuna-Aasia päritolu juhatuse helduse ja kaitseta oleksid see sõna otseses mõttes hukas. Nii et sisuliselt alustas ta asja, seda arutelu, öeldes, et ei peaks islami suhtes kahtlust tundma, aga pidage lihtsalt meeles, et te peaksid olema tõeliselt tänulikud, et teil on kaitse. Sest islamistid väljas tapaksid teid, kui teil kaitset ei oleks. Jah, vabandust. Ma arvan, et see ongi juba arutelu. Ta peaks olema kangelane, sest ta esindas teist poolt. Lihtsalt. Oota, ja see ongi see klipp, mis läks viraalseks. Shariadi seadus. Tead, tema ütles seda. See ongi kõik. Sa oled siin tänu meie halastusele. Ma tahan hulluks minna. Ole tänulik. Ole tänulik. Ma arvasin, mul on aneurüsm. Nagu, kas sa kuulsid seda? Ma arvan, et tal oli tõepärane reaktsioon. Ta ei saanud aru, mida ta mõtleb. Ta sai aru, mida ta ütles. Selgelt. Ta nii, see raha on olnud. Publik plaksutas. Ma plaksutasin. Ma mõtlesin, et see on suurepärane. Ma plaksutasin hoopis teisel põhjusel. Ma arvasin, et see oli parim asi, mida ma kunagi näinud olen. Säätuslik idioot. Sa oled siin ainult tänu meie halastusele sinu vastu, mis võtabki Timmi staatuse kokku. Ma ei hakka valetama. Ma laadisin selle alla. Ma laadisin selle video alla. See ongi Ringi minu värvas.
jah, sajandi omavärav, aga väga väärikas vastus, Jesse. Aitäh! Parim. Oh issand. Olgu, mu kaabakas. Mul on kraad. Ma ei tee nalja. Keskkonnaõpingutes. Sul ei ole? On küll. Rutgers ülikool, New Jersey. Mul on kraad keskkonnaõpingutes. Ma tahtsin keskkonda päästa enne, kui Greta sündis. Ja see oli alati minu unistus tõesti selles valdkonnas töötada, jügesid puhastada ja metsad tagasi tuua ning jätta lastele maa paremaks, kui see meile pärandati. Ma tahtsin ka astronaudiks saada, aga ma olen liiga lühike, nii et see pidi kõrvale jääma. Aga minu mõte on see, et ma olen alati keskkonnaga tegelenud ja selle nimel töötanud. Ma tegin Greenpeace'ile kampaaniad, koputasin New Yorgis ustele ja kogusin allkirju. Seega on minu jaoks isiklikult väga valus, et minu selle nädala tõbras on Greenpeace UK. Sest Greenpeace UK, kes peaks tegelema fossiilkütuste ja brändide põletamisega Hispaanias ning mitte süüdistama selles juute, peaks tegelema hoopis sellega, et kliimamuutus on tõeline ja mida me saame selle vastu teha. See on teie neetud töö. Selle asemel teile meeldib öelda asju nagu BBC uurimine on kinnitanud muide koos ilusa tehisintellekti loodud pildimaterjaliga, et Iisraeli snaiprid tapsid tahtlikult Palestiina lapsi, lastes neid pähe või rindu. Ärge vaadake kõrvale, näidates slaide ja slaide, mis laimavad Iisraeli. Mida te tegelikult teete, Greenpeace UK? Kuulge, see ei ole teie ala. Ja inimesed nagu mina, kes on tegelikult juba aastakümneid tegutsenud enne, kui te üldse sündisite. Meil pole enam kuhugi minna, sest olete lasknud end üle võtta siniste juustega hulludel, kes ei tea, kas nad on poiss või tüdruk või mõlemad või hoopis koer. Ja see on kohutavalt laastav, sest teie, kes peaksite kasutama oma annetajate raha asjade paremaks muutmiseks, viite meid tegelikult kõik lihtsalt alla vee. Amen. Ei, see on... Ma olen raevunud. Jah. See on sama selle idioodiga. Ta on olnud korduvalt tõbras. Zägzä. Rohi kasvab. Mäng mees, kes ütles naistele, et nende rinnad võiksid olla suuremad. Loomulikult. Jah, see on väga kurb olukord, et nii on läinud. See on ajumädanik ja parasiitlik meel ja kõik see, millest Jumala süda räägib. Nüüd oleme jäänud imeline tõbras. Aitäh, Bellami! Kes on sinu tõbras sel nädalal? Minu tõbras on üks tore naine Burger Kingist, kes vallandati selle eest, et ta ütles vaba Palestiina ja tema nimi on Ariana Hamilton. Nii et ta ütleb vaba Palestiina ja mõtleb terve loo välja. Ja tema sõnul ei provotseerinud ta teda üldse, ta lihtsalt oli seal. Ja siis juhtus nii, et mees võttis välja oma kruusi ja ütles, ma olen Iisraelist. Näidake siis meile neid kaadreid. Ma olen kindel, et Burger Kingil on see kõik lindis. Kindlast. Näidake meile tegelikku salvestist sellest, mis juhtus. Esiteks, teiseks, nagu ikka, mulle meeldib väga üks korralik GoFundMe. Erinevalt Sellest idioodist Cornelli ülikoolist. Vabandust, sõber. Sa oled valge mees. Sa ei avanud seda osa, mis puudutab DEI asju. Nii et ta alustas GoFundMe kampaaniat ja ütles, et see on kulude katmiseks. Kui ta selle alguses sisuliselt miinimumpalka teenis, siis miks oli vaja $140,000? Ma olin mõneks päevaks eemale vaadanud. Nüüd kogub ta juba $250,000 ja tal on vähem kui nädalaga juba kogutud $233,960. Aga kes sellele annetab? Nagu päriselt. Kes seda teeb? Need inimesed, kelle eest ta tegutseb, need teisel pool olevad inimesed. Ja nemad ütlevad rõõmuga, palun väga. Palun väga. Miks? Sa ei saa teda rassistiks kutsuda. Jah, sest ta on mustanahaline. Ja. Sa ei saa teda nimetada millekski, mis ta tegelikult on. Petiseks, kes kahjuks märkis DEI puhul kõik kastid ära. Ja ta on keegi, kes mustanahalise naisena ära unusta Oprat. Aga mustanahalise naisena on ta tegelikult kõige all. Teda peab kõik aitama üles tõsta. Teda peab, tead küll, toetama. Ta on nagu haletsusjuhtum, kes vajab kõigi kaastunnet. Kuigi ma nägin seda juhtumas, ma nägin seda sõna otseses mõttes ette. Sa võid nüüd minna. Seal on palju pruune naisi, kes ütlevad, ma olen palestiinlane. Ja siis teevad seda oma töökohal meelega, et nad vallandataks. Täpselt nii. Petis. Seda tuleb ette. Ma mäletan 80-ndaid ja 90-ndaid. Tead,
ma olen advokaat. mu isa ütles mulle alati, tead, Ameerikas hüppavad inimesed autod ette, et saada hüvitist, eks? mis toimub? See on selle uus versioon. Jah, ole antisemiit, saa vallandatud ja siis ava GoFundMe leht, sest sina oled ohver. Jah, sina oled ohver. Ei, ma olin nii rumal. Aastaid tagasi, kui ma kaotasin kõik, helistasin sulle ja mäletan, et ütlesin sulle, ma kaotasin kõik, olen kodutute varjupaigas. Ja ma ütlesin, et ma ei alusta GoFundMe lehte ja sa ütlesid, millest sa räägid? Ma ütlesin, et ma ei hakka GoFundMe lehte tegema, sest siis liigub kogu sõnum eemale sellest, millest ma räägin. Minu töö on olla aktivist, rääkida Iisraelist ja olla uhke juut. Kõik laheneb ise. Ma pidin endale psühholoogiliselt ütlema, mida ma üldse mõtlen? Ja sind vallandati, sest sa olid juut ja sest sa olid aktiivne, esiteks sellepärast sind vallandatigi. Ja sa ei läinud ning kaudselt Tim Hadž. Sageru. Jalad. Sa just tegid seda. Aga ma ei ole vastu sellele, et me teeskleme, et oleme palestiinlaste poolt ja teeme seda, teenime palju raha ning annetame selle idee toetuseks. Ma ootan ikka veel oma $7,000 suurust summat. Tõsiselt, see raha peab kuskile vahepeale kaduma läinud olema. Me oleksime miljonärid, kui me iga kord, kui suu lahti teeme, saaksime $7,000. Olgu, see on tõeline lurjus. Ja kahjuks üks paljudest, keda meil hiljuti samasuguses olukorras on olnud. See on nagu käsiraamat. See Cornelli tüüp. Oli veel üks kutt. Igatahes, mis iganes. Ma ei suuda seda enam taluda. Olgu. Minu selle nädala tõbras on Iiri valitsus. Nüüd, Iiri valitsus on juba mõnda aega olnud tõbrad. Ja ärgem unustagem, et nad on valitsus või riik, kes teise maailmasõja ajal ei olnud liitlaste poolel. Jah, inimesed, see on vähe tuntud fakt, et nad ei olnud liitlaste poolel. Nad jäid nii nimetatud neutraalseks. Mõned inimesed isegi ütlesid, et nad justkui toetasid natuke natside poolt. Aga ma ei hakka sellesse süvenema. Aga Iiri valitsus on olnud üsna armetu ja juudi vihkajalik. Lihtsalt mõned asjad, mida nad on viimastel aastatel teinud. Tunnustasid Palestiina riiki sõja ajal. Isegi kui meil olid seal veel pantvangid, keda piinati ja väärkoheldi. Liitusid ICO genotsiidi juhtumiga Iisraeli vastu. Mis on muidugi võlts. Nad ei suuda seda tõestada. Nad üritavad tõesti väänata genotsiidi tähendust, et Iisrael sinna sobitada. Ja ikkagi ei õnnestu neil see. Toetasid muidugi ICC vahistamismäärusi Netanyahu suhtes. Ütlesid, et arreteerivad ta. Keegi pole piisavalt hull, et teie riiki minna. Süüdistasid korduvalt Iisraeli sõjakuritegudes. Ei andnud Hamasi kuritegudele võrdset kaalu. Taotlesid Iisraelist impordi keelustamist. Ja see toobki mind minu lurjuse juurde, kellel on õnnelik lõpp, sest selgub, et nad ostsid need lennukid oma riigile. Ja seal oli üks Iisraeli tehnoloogia, mis oli nagu uduvastane või võimaldas läbi udu näha või midagi sellist. Ma ei ole tehnikainimene. Ja nad ütlesid, ei, me ei taha Iisraeli tehnoloogiat lennukitesse, mida me ostame. Ja nii nad seda ei saanudki. Ja tead mis? Ei, nad ei saa udus maanduda. Ja mulle see meeldib. Mulle tõesti meeldib, kui lurjus saab oma palga kätte. Ja sellepärast ma kutsungi seda õnneliku lõpuga lurjuseks. Sest lõpuks on õnnelik lõpp meie jaoks, kes me ikka ja jälle ütleme sulle, et sa oled terroristide poolel. Sa oled tapjate poolel. Sa oled nende inimeste poolel, kes ei taha rahu. Sa ei ole jälle ajaloo õigel poolel. Ja seega, Iiri valitsus, teie olete minu nädala tõbras. Ma lugesin seda ja pidin seda uuesti lugema. Ma mõtlesin, et te teete nalja. Ei, ärge andke mulle tehnoloogiat, mis võiks mind turvalisemaks muuta. See on Iisraeli oma. Ma ei taha seda. Mul on kõik hästi. Jah, olgu. Kapsas ja Guinness võivad sind aidata. Cartoon, mis on kastetud tilkkastmisega, härra Abbott, muide. Ei, aga iroonia on selles, et neil on Iisraeli tehnoloogia teistes valdkondades. Muidugi on. Te ei pääse meist mööda, te saate selle, sest meie leiutame neid asju. Ja muide, kõik vihkajad seal. Uus iPhone tehti siin. Nii et võib-olla peaksite lihtsalt oma vanaga jätkama. Olgu, ja me peame oma hinged puhastama. Puhastama oma hinged nädala kangelastega ja igavese lurjusega. Kangelasi on palju, sest maailm on endiselt hea koht. Me peame lihtsalt lurjustest lahti saama. Bellami, kes on sinu selle nädala kangelane? Minu selle nädala kangelane on minu endine toakaaslane Jordana või nagu mulle meeldib teda kutsuda, Jordan. Vaadake seda videot. Sa ütled oma särgiga, et oled juutide tapmisega nõus. Oledki. Mida ta ütleb? Ta ütleb, et palestiinlaste tapmine ei ole okei. Seda sa ütledki siin? Jah, tõesti. See levib, sõna otseses mõttes läheb viraalseks. See on video temast Austrias, Mauthausenis, koonduslaagrites. Ja ta jalutab ringi. Ja kui ma seda esimest korda kuulsin, mõtlesin ma, kas ma kuulen õigesti.
ma tean seda häält ja siis ma mõtlesin, oota, ma vaatan seda tema lehel, ta oli seal, ta ei öelnudki mulle, et ta läheb ja ma olin tema üle nii uhke, et ta seda tegi, aga ma kuulsin valu. Ta on tegelikult jurist, ta on kaubamärgi jurist ja väga tore perekond, abikaasa, ma mõtlen, tema isa on Iisraelist, ema on ameeriklane, aga nad on juudid. Aga isa oli väga iisraellane, ta hoolitses selle eest, et ta kasvataks nad nii, et nad õpiksid heebrea keelt ja oleksid väga uhked sionistid. Aga ta elab New Yorgis. Kooba kolbesseda elab oma elu imeliselt. Ja mis pani mind nii uhkust tundma, ma hakkasin nutma, sest mulle tundus, et kuulsin valu tema hääles. Ma suutsin. Millegi eest, mis tehti meelega. Ja nende jaoks, kes ei tea isegi nime Dalal Mugabi. Dalal al-Mugrabi on naine, kes tappis bussipommi plahvatuses 10 lapsi ning teda peetakse Palestiina kultuuris kangelaseks. Nii et kujutage ette, et lähete sündmusele, mis oli tegelikult juutide vastu toime pandud genotsiid. Kui te tõesti hakkate inimesi harima, miks te lähete ja teotate teiste inimeste mälestust, et oma seisukohta rõhutada? Ja see on laps. Ja ma mõtlesin, et tore, sa lonkad. Nüüd ei saa ma midagi halba öelda lonkava lapse kohta. Lühidalt öelda, et ma arvasin, et see oli uskumatu, väga hea näitlejate valik, aga just tema puhul olen ma nii uhke, et teda tunnen. Olen nii uhke, et isegi valu hetkel ta võttis endale vastutuse öelda, et see ei ole okei ja ma toon selle välja ja ma hoolitsen selle eest, et see inimene tunneks häbi. Palun tooge häbi tagasi. Häbi peab tõesti tagasi tulema. Inimesi tuleb nende tegude pärast korrale kutsuda. Mind ei huvita, kui noor sa oled, aga kui sa tõesti oled seal selleks, et õppida selle kohta, mis juhtus juutide ajaloos suurima massimõrva ja genotsiidiga, see on midagi, mida kui sa seda vaatad, isegi kui sa ei ole juut, nagu keegi, kes kasvas üles sellega kokku puutudes. Ja kui koolis käisid holokausti üle elanud inimesed, kes istusid sinuga koos ja rääkisid, mis nendega tegelikult juhtus, see tehti meelega ja see oli jälk. Ja mille üle ma veel rohkem uhkust tunnen, on see, et ta ei andnud alla, kui talle öeldi, et lõpetagu ära. Nagu ära tee seda, see on laps, mida sa mõtled, aga miks? Ei, aga Iisrael sooritab genotsiidi, see on genotsiidi riik sellega, nad teevad veelgi rohkem, praegu uurib seda tegelik organisatsioon, et välja selgitada, kas see üldse oli nii. Kust see grupp pärit oli? Nad tegelevad sellega, see on praegu uurimise all, nad üritavad välja selgitada, kes selle grupi siia tõi. Ma isegi ei usu, et nad nalja teevad. Jah, ma olen teistsugune, sest nad arreteeritaks. Seal oli laps, kellel oli seljas, jah, terrorist tema T-särgil koonduslaagris. Kas see on see, mida ma... Jah. Kas sind üllatab, et see oli vist aasta või 2 tagasi? Et see oli aasta või 2 tagasi, kui Auschwitzi ees toimus Palestiina meeleavaldus. See on täielik lugupidamatus surnute vastu. Neil puudub igasugune lugupidamine. Neil pole seda kunagi olnud. Neil pole seda kunagi olnud. Miks me teeskleme? Sul on õigus. Aga tema on keegi, kes on väga häälekas, isegi New Yorgis. Ta käib vastu meeleavaldustel, tal on alati kleepsud kaasas, kuhu iganes ta läheb. Kleeps pannakse üles. Ja ta ei ole kunagi ekraani ees. Ta on alati teisel pool. Ta helistab mulle kogu aeg. Mida sa teed? Sa pead siin olema. Räägid, mis toimub, jagab infot ja hoolitseb selle eest, et ka teised inimesed tunneksid end turvaliselt. Ma olen sinuga nõus, ma tundsin ka valu tema hääles. Ta oli tõesti endast väljas. Ja tal oli selleks täielik õigus. Ja tubli temast, ta ajas nad taga. Väga tubli temast. Ta on kindlasti väärt kangelane. Sest ta on ju vaikne inimene. Ta teeb kõik kulisside taga nüüd. Ta lihtsalt ei suutnud seda enam taluda. Aeg, mil ma lõpuks ütlesin, et ma olen nii uhke üle, et sa selle lõpuks välja ütlesid. Ja kõik, kes hakkasid seda jagama, ta ütles, aitäh sulle nii väga, aitäh sulle nii väga. Ma ütlesin, see ei ole sinu moodi. Mis see on? Ta ütles, see oli nagu kehaväline kogemus. Ja ta ütles, et tal oli nii tubli sinust. Imeline kangelane. Vahel on raske niimoodi välja astuda. Zio. Inimene seisab vastu. Ei, Shoshana, kes on sinu selle nädala kangelane? Rääkides sellest, kuidas seista rahva hulga vastu, Max Pfeiffer on minu selle nädala kangelane. Ma olen teda jälginud, ma ei teagi kui kaua ja ma mäletan, kui see asi esimest korda välja tuli. Ta on iisraelane, kes kasutab ühte rakendust, ma ei mäleta selle nime. Ja seal saab rääkida, ma arvan, juhuslike inimestega üle maailma, sind ühendatakse nendega ja siis sa vestled nendega. Ning tema räägib tihti inimestega, kes on Iisraeli vastu, aga tema ise on iisraelane. Ja juhtus nii, et ta sattus rääkima 2 Austraalia moslemi meditsiiniõega, kes olid Austraalias tööl, haiglas, töö ajal. Nad olid valves, tööl, töökohustustes. Nad olid haiglas ja rääkisid temaga ning tema küsis midagi stiilis, kuidas te juute kohtlete? Ja nad vastasid, jah, me saatsime nad Gehennasse. Põhimõtteliselt ütlesid nad, et nad tapsid juute oma töös.
Neil ei ole mingit hirmu, nad ei karda midagi. Neil puudub igasugune arusaam, et võib-olla ei ole see hea asi öelda, sest nad on ümbritsetud inimestest, kes samuti juute ebainimlikustavad, kes peavad terroriste ja lapsi õhku laskvaid inimesi kangelasteks. Nende jaoks. Juudi kahjustamine ongi kangelastegu. Nad räägivad sellest avalikult, ilma igasuguse häbita, ilma vähimagi häbita. Lausa tööarvutis. Kui rumal saab olla, et rääkida sellest, kuidas nad juute tapsid. Ja Max, tema kasuks tuleb öelda, et ta ei jätnud seda niisama, võttis ühendust võimudega. Nad peatati vähemalt töölt. Ma ei tea, kas nad vallandati, ma ei mäleta. Aga nüüd läheb ta Austraaliasse tunnistusi andma. Ta läheb nende vastu tunnistama. Ja alguses viskasid kohtunikud selle asja välja. Nad ütlesid, et me ei saa seda tõendina kasutada. Nad ütlesid seda uhkusega. Keegi ei sundinud neid. Igatahes on see nüüd uuesti tõendina arvesse võetud ja nüüd läheb ta tunnistama. Ja ma tõesti soovin sulle edu, Max. Ma arvan, et sa oled vapper. Sa oled kangelane oma rahva ja kogu maailma jaoks, et paljastada sellist avalikku ohtu. Ja see ei peatu juutidega. Mis algab juutidest, ei lõpe juutidega. Keegi pole turvaline selliste inimeste eest, kes arvavad, et on okei võtta oma, tead küll, meditsiinilised töökohad, nende meditsiinilised ametikohad ja teha inimestele kahju. See on hirmutav. Aitäh sulle, et sa seisad selle eest ja soovime sulle palju edu Austraalias. Jah, tal ei saa lihtne olema. Ma sooviksin, et me saaksime minna. Näed, tal ei saa lihtne olema. Ja las ma ütlen sulle, et tead, Bondi rannajärel käib praegu ulatuslik antisemitismi uurimine ja see läheb aina hullemaks ja hullemaks. Õudne. Ja mida rohkem tunnistusi oli tunnistus tegelikest patsientidest, keda hüljati. Mõni naine, keda sunniti aborti tegema. Ma mõtlen, lihtsalt kõik need lood tulevad päevavalgele ja see, mis toimub, on hirmutav. Täpselt nii. Ta on avalikustanud midagi, mis toimus. Ja ohuks teie riigi makse maksvale juudi elanikkonnale. Häbi sulle. Uskumatu. Suur kangelane. Aitäh, Shoshana. Hästi, Jesse. Kes on sinu selle nädala kangelane? Minu kangelane. Jään Oxford Unioni debati juurde. Palun tee seda. Tavaline lihtne kangelane oleks Tommy Robinson, aga see ei ole nii. Minu kangelane on tegelikult Lawrence Fox. Ta on Briti näitleja. Nüüd on temast saanud nagu pseudo Ühendkuningriigis ja ta mängis neid nende enda mängus Oxford Unioni debatil. Nagu ma ütlesin, oli teema, kas lääs peaks olema islami suhtes kahtlustav. Ta näitas ümbriku. Kas sa nägid seda? Geniaalne. Ta näitas ümbriku ja ütles publikule. Selles ümbrikus on mul prohvet Muhammadist pilt. Publik läks hulluks. Nad olid nagu ära näita seda, ära näita seda. Hip-hopkut meeles. Need on luumhelbed. Luumehelbekeste publik oli suuresti, ma ütleksin, et see oli 50% islamistid, 50% vasakpoolsed, siniste juustega, ümmarguste prillidega, natuke haisvad noored, eks? Jah, need olid nemad. Ta oli just selle pildi välja võtmas. Kogu mõte oli, et ma hakkan kõiki moslemeid vihastama. Kui ta selle pildi välja võttis, ta oli kohe-kohe seda tegemas. Kõik karjusid talle, ära tee seda, ära tee seda. Inimesed publikus küsisid, kas siin üldse tohib rekvisiite kasutada, kas meil on lubatud. Jah, nad üritasid peatada. Nad peatasid ta ja tal kulus umbes 5 minutit, et jõuda selleni, kus ta pildi välja võttis, sest nad peatasid teda kogu aeg. Siis ta võtab pildi välja. See ei ole prohvet Muhammadist. See on hoopis kellestki teisest. See oli keegi publikust. Täpselt. Ja ta ütles, kuulge, kõik teie siin saalis olete just tõestanud, et me kõik kahtlustame islamit. Sest te kartsid, mis tagajärjed võivad olla mulle ja mu perele, kui mul oleks prohvet Muhammadi pilt, mida tal tegelikult polnudki. Ja need olid vasakpoolsed. Need olid valged inimesed, kes ütlesid, et me ei peaks islamit kahtlustama, kuid kõik koos kahtlustasid islamit. Lawrence, sa oled kangelane, Lawrence. Sa oled ikoon. Aitäh. Ja, täiesti nõus. See oli suurepärane. Tema ja muidugi meie hea sõber Jonathan Sosadoti vahel. Wow. Tommy, kes oli samuti suurepärane, aga tema tõestas seda ja see idioot, sinu nädala lurjus, tõestas seda veelgi rohkem. See oli kindel võit. Ja nad kaotasid. Ja kes kaotas? Meie ilmselgelt, loomulikult. Aga mitte palju, eks? Mitte palju. Ei, see on suurepärane. Kunagi võitnud. See poleks küsimus on vaid selles, kui palju. Ta oli publikus. Publiku pärast. Ja muide, nad valivad publiku hoolikalt. Muidugi. Nad valivad publiku hoolikalt. Sest kui eelmisel aastal toimus debatt Mossabi ja sinu Joosef Haddadiga üles pandi, ma teadsin mõnda juudi noort, kes tahtsid minna, aga neid ei lubatud. Sest nad valisid publiku hoolikalt. Tema, kes on liidu debati president. Täpselt. See on nagu, mis toimub? Toimub invasioon. Läänemaailm. Hästi,
minu kangelane sel nädalal. Mul on tunne, et ta on varemgi meie kangelane olnud, aga ma arvan, et ta väärib seda. Üks väheseid mõistlikke hääli, mis demokraatlikus parteis veel alles on mees nimega John Fetterman, kes on olnud vankumatu sõja algusest peale, alates sellest, kui ta nägi 7. oktoobri õõvastavat veresauna. Kus iganes ta ka poleks, ta on olnud Iisraeli poolt ja ütleb seda pidevalt. Nii et nädal tagasi oli üks tõeliselt naljakas viraalne video. Kas sa nägid seda? Üks neist väljaandest Dropsite Media, mis on üks neist Katari ja kommunistlikest üksustest. Nad jälitavad teda, tead, küsivad temalt Iisraeli kohta ja tema on nagu, mulle meeldib, kui Iisrael tapab Hamasi terroriste. Kas sulle ei meeldi kui terroristid ja sina oled kohutavas meediagrupis, mis põhimõtteliselt armastab Hamasi? Sina armastad Hamasi, kas pole? Ta ei lasknudki teisel sõna sekka öelda. Nagu ma ütlesin, on ta rahulik ja teab täpselt, kus ta seisab. Ja siis sel nädalal, iroonilisel kombel, on tal intervjuu Jon Stewartiga, kelle päris nimi on vist John Leibovitš või midagi sellist. Ja Jon Stewart vaidleb sellele vastu. Miks on Iisrael sinu punane joon? Miks? Jon Stewart, sest tal on mõistus ja teda pole ajupestud nagu sind. Ja ta ütleb talle pidevalt, et juut olemine ja Iisrael on 2 erinevat asja. Ja John Fetterman jälle jääb rahulikuks. Irooniline ja kurb on meie jaoks vaadata ja öelda, et Jon Stewart on see juut. Ja just mitte juut on see, kes seisab vastu juudi vihkamise ajupesule, mis nüüd maskeerub sionismi vastaseks ja Iisraeli vastaseks hoiakuks. Ei, juudiks olemine, iisraelaseks olemine ja Iisraeli pooldamine on 2 erinevat asja. Ei, kallis. 92% juutidest on sionistid, sest me ei ole suitsiidsed, sest me teame, et see on meie esivanemate kodumaa ja meil on õigus enesemääramisele, nagu igal teisel riigil maailmas. Nagu 55 moslemi riigil. Mis sul viga on? Jon Stewart, Labouri lits. John Fetterman, sa oled kangelane. Sina oled seal, kus demokraatlik partei peaks olema. See mõistlikkus, mis kunagi oli demokraatliku partei osa, on kadunud ja sina oled viimane inimene, kes seda lippu hoiab. Ja põhjus, miks sa ütled, et Iisrael on sinu punane joon, on see, et Iisrael ongi see punane joon mõistlikkuse, kus sina oled, ja hullumeelsuse vahel, kus kõik sinu parteis ja Iisraeli vastased on hullumeelsed, ajupestud ja enesehävitusliku empaatiaga. Jumal õnnistagu sind, John Fetterman. Me kõik armastame sind siin. Sa oled meie nädala kangelane. Yeah. Iga kord, jah, ma olen sinuga nõus. See teeb mind uhkeks. Täpselt nii, aga tead, mis on kõige hullem? Et on inimesi nagu John Fetterman. Teine on see, kellega ma eelmisel aastal kohtusin, Scott Jennings. Ta vaidleb David Axelrodiga, kes oli varem Obama strateeg ja on samuti juut. Ja nad vaidlevad AIPAC-i üle. Ja ta ütleb, aga te räägite, nad räägivad Abdul-Saa Ahmadist. Ta räägib temast ja ütleb, et ta ei taha isegi Iisraelile kaitserelvi müüa. Ja David Axelrod, juut, ütleb, tal on omajagu õigus. Mis veelgi tähtsam, Chuck Schumer, Bernie Sanders, sa toitad islamisti juudi vihkajast kandidaati, kes sõi paasapühal leiba. See oledki sina. Assimilatsioon, aga mis hinnaga? See on enesetapupikkusega. Aga on ka teisi sarnaseid linke. Assimilatsioon. Kindlasti enesetapjalik empaatia, nagu Jumala poolel alati öeldakse. Aga ka teine asi, mis mind tõesti hirmutab, on see, et siis tekkis küsimus, sa ju tead, et nad tulevad sinu järele. Nad tulevad ikkagi sinu järele ja paljudele käib see üle jõu. Kui ma ütlen, kas ma peaksin tegema aliad, kas ma ei peaks ja tee mida iganes sa tahad, aga päeva lõpuks ei tohiks Iisraeli tulemine, isegi alia tegemine olla sinu varuplaan. See on paljudele minusugustele. Aga tead mis, see kas on või ei ole? Jah. Asi on selles, et tead, ma ütlen seda kogu aeg ja ma ei taha liialdada, sest Ameerika on ikkagi vabaduse maa. Ja tänu Jumalale, et õiged inimesed, juutidel lubati Saksamaalt lahkuda kuni 1939 aastani. Ja nad ei läinud. Mida see sulle ütleb? See ütleb, et võib-olla sa ei mõista ohtu, kui see on otse sinu ees. Ja need juudid on minu jaoks justkui kehastus inimestest, kes ei näe, kuidas neid ära süüakse. Küll viimasena, aga ikkagi süüakse. Nagu suur Winston Churchill ütles, lepitaja on inimene, kes annab ja toidab krokodilli, arvates, et teda süüakse viimasena. Selliseks oledki sa muutunud. Teie, demokraatliku partei juudid. Ja Jumal tänatud, et meil on mõned mõistlikud mittejuudid nagu John Fetterman, kes ütlevad, mis toimub ja tõmbavad selle piiri. See saade on nagu teraapia meile kõigile ja ma loodan, et see on teraapia ka teile kõigile. Me palvetame rahu eest. Me palvetame, et meie haavatud sõdurid paraneksid.
me palvetame nende perede eest, kes on kaotanud oma lapsed. Ja me palvetame parema piirkonna eest. Oleme teiega ka järgmisel nädalal. Aitäh, et vaatasite!